Tere pärastlõunat, hääd inimesed ja tere tulemast innovatsioonikeskusesse Mektori, tähistamaks siis Tallinna Tehnikaülikooli ja Swedbanki koostöö järjekordset vahepeatust. Üritus on jagatud kahte ossa. Tagantpoolt alustades on ees täna Swedbanki virtuaalreaalsusega täidetud toa avamine. Jaa, kuulsite õigesti. Väikesed esimesed katsetused ühe ja teise jaoks just virtuaalse reaalsuse kaasamiseks. Aga sinna juurde jõuame siis, kui on läbi käidud aruteluring, väike paneeldiskussioon, mis on tegelikult väga ettevaatav ja teemasse loodan ma sisseviiv, sest me räägime nii õppimisest kui töötamisest ja meie paneeldiskussiooni pealkiri tuleviku kompetentsid, kes vastutab, viitab, et me ei lähe täna siit enne ära avamise juurde, kui on asi selgeks saanud, kes siis ikkagi vastutab. Ja tervitused kõigile Facebookis jälgijatele ka. Seda ülekannet juba vaatasin enne veel, kui me jõudsime alustada, oli mitukümmend jälgijat. Nii et teil selles mõttes privileeg saate ka seda juttu aktiivselt kommenteerida tekstiliselt, kirjutades seda teksti. Siin saalis viibijatele on hea uudis see, et saalis on mikrofonid. Katrin, ole hea näita ennast korraks, et kohe oleks selge. Katrin on hea meelega valmis teile kohe mikrofoni tooma. Nii kui te soovite laval kõlavasse sekkuda, andke siis aktiivselt käega märku, juhul kui ma ei vaata ja parasjagu tunnete juba, et tahaks kohe sekkuda, siis andke kuidagi heliliselt endast teada. Aga alustagem ja ma kutsuksin, õudselt hea on alustada Swedbanki ja TTÜ üritust siis rääkida nagu majaperemeeste ja biokorraldajate või ürituse korraldajate eest, aga teeme täna nii, et pikemad sõnavõtud siis, kui me sinna seda ruumi avama läheme. Kutsun teie ette Tehnikaülikooli rektor Jaak Aaviksoo. Arenguseire keskuse juhataja Tea Danilovi. Oska kutsekoja uuringujuhi Urve Metsa. Ja Swedbanki juhatuse esimehe Robert Kitti. Pakun sulle, Robert, seda keskmist kohta seal ja ise tulen siia serva peale. Ja tõesti, järgmise 60 minuti jooksul proovime vahetada mõtteid, teadmisi ja nägemusi siis selle osas, mismoodi ja kuidas aidata sujuvamaks see protsess, kus ühel hetkel ülikool jääb rohkemal või vähemal määral selja taha ja suurem osa ajast saab pühendatud töö tegemisele. Proovisin siin selle sissejuhatuse juures järgida siis elukestva õppe peamist printsiipi. Ust päris ülikooli puhul kinni panna ilmselt tulevikus ei ole üldse võimalik. Aga ma kõigepealt sellise üsna lahtise küsimusena prooviksin kätte saada teie sellist hinnangut ja arvamust selle osas, kui hästi on tänane ülikooli lõpetaja valmis tööturule sisenemiseks ja vist küsin Roberti käest kõigepealt seda, sest tööturu kogemus põhiliselt tööpakkujana on sinu oma. Kui hästi ülikooli lõpetaja täna teab, mis ta tegema hakkab tööelus? Tervist kõigile, kes on siin saalis, teid on väga palju. Ma ei näe, kes on teist pool sinist ekraani, aga teid on ilmselt rohkem. Lihtne vastus on jaa, et on küll valmis, aga see ilmselt ei rahulda. Et veidi adekvaatsem vastus on see, et meil on olnud iga suvi praktikante, nii palju kui mina mäletan seda Ansa või Swedbanka. Nüüd viimase 3-4 aasta jooksul me oleme selle praktikantide tuleku nii suvel panka või üldse tööle kui ka üleüldse pikem periood jooksul oluliselt rohkem lahti mõtestanud. Meil on olnud 3 aastat järjest, see aasta on 4. aasta, numbrid ei ole lõplikud,
meil on olnud laias laastus 1000 CV-d ja 100 praktika kohta. 1 10. Ja väljakutse on selles, et kõik 1000 CV-d on enam-vähem sarnaselt tühjad. Ja et meie väljakutse on, et kuidas siis kuidas siis 100 vakantsile, eks ju, leida neid inimesi. Viisil või teisel me oleme oma tööga hakkama saanud, inimesed on tulnud, me pigem tahaks seda praktikantide arvu viia isegi võib-olla natuke väiksemaks, me iga aasta mõtleme, et see aasta tuleb 70, ka see aasta on plaanis 70, ilmselt tuleb jälle 100. Põhjus on väga lihtne. Inimene tuleb, temaga peab tegelema, ta ei tohi istuda, niisama peab andma tööd. Kui ei ole valmis mõelnud, mis töö anda või mis töö ülesande pakkuda, siis me ei kasuta seda ära. Ja nüüd vastus küsimusele on see, et üldiselt ikkagi enamuse praktikantidest ja me maksame, sest need on nagu meie kolleegid, eks. Enamus praktikantidest on väga, väga adekvaatsed, väga head, silmad säravad, tahavad teha, sest nagu öeldud, CV on tühi ka. Et sa tegelikult oled juba 10 hulgast, kas siis loteriiga, selles mõttes, et sul on vedanud või on siis seal CV-s midagi, et sa oled kuidagi saanud sinna tööle, silmad säravad ja ütlen ausalt, et lihtsalt vanu kolleege tsiteerides, siis et nad jälle tulevad, ma pean hakkama kiiremini liigutama, sest üldiselt on näha, et pilk on selge, samm on kiire ja eks ta võtab mu töö varsti ära muidu. Nii et selles mõttes ja ma arvan, et laias laastus meil on praktikant, ütleme, ikka 2 Eesti suurt ülikooli annavad lõvi osa, et inimesed on valmis. Need 20 kuni 22 aastased, ütleme see 21 pluss miinus 2 aastat inimesed või 22 pluss miinus 2 ikkagi äärmiselt valmis, elu kogenud ja meil on teenindusasutus, seal ütleme, ei ole vaja midagi eriti tõsta või niimoodi, et väga adekvaatselt ja väga ruttu võtavad üles, mis on vaja teha, ei pea midagi seletama, mingi programme, ülikoolid on laua väga korralikult katnud. Kas see on sellepärast, et nad on väga hästi motiveeritud? Kas see on sellepärast, et ülikool on teinud väga head tööd? Või on see sellepärast, et nad on kogu ülikooli aja jooksul pidanud paralleelselt ikkagi töötama? Või on sellepärast, et töö on lihtne? Või on, jah, tõesti, et tahaks sinna, sest seal ei pea tegema. Ma arvan enam-vähem selles järjekorras, et tegelikult nad on väga hästi motiveeritud. Ülikoolides on, ega sul on ka, kui sul CV-d on tühjad, ega siis selles mõttes pead kuidagi silma paistma, et see on jällegi motivatsiooni asi, aga sul on ka motivatsioon paremini õppida, paremaid tulemusi näidata. Ja ju siis on õpetatavad ained ka mingit pidi olnud relevantsed, et neid teadmisi on saanud kasutada. Et meil on küll väga head kogemused. Ja Kavik, see on väga suur tunnustus. Mingil moel on ikkagi ained relevantsed olnud. Et see on juba ülikoolile nagu hea teadmine. Mida oskab ülikooli lõpetaja hästi? Mis on see, mille osas võib olla rektor kindel? Teete just tulles, seda ta oskab hästi? No eks see ole natukene ju igas programmis erinev väljund, aga ma alustaksin tegelikult sellest, et minu meelest tänapäeval ei saa enam üldse niimoodi küsida, kas ülikooli lõpetaja on tööturule sisenemiseks valmis, seepärast et enamus nendest on juba ammu tööturule sisenenud. Et selles mõttes maailm on ikkagi tohutult palju muutunud, et pigem peaks küsima seda, et kas selle ülikooli jooksul saavutatu on oluliselt lisanud tema siis kompetentsidele. Või hoopis ära rikkunud kuidagi? No nii halba ülikooli on isegi raske välja mõelda, kes lollimaks teeb, aga ütleme, kui kõvasti pingutada võib-olla on võimalik, et üldiselt ikkagi üldiselt minnakse paremaks. Tõsi on küll näiteks see, et kui te vaatate Euroopas ringi, siis Eesti ülikooli lõpetaja või siis ütleme ülikooli haridusega inimene saab võrreldes ilma ülikooli hariduseta inimesena kõige vähem palgalisa, ainult 25%. Arenenud riikide keskmine on 50%, Ameerikas 75%. Indo-Hiinas 100% juurde. Nii et ütleme, formaalselt võiks öelda, et Eesti kõrgharidus annab kõige vähem palgalisa arenenud riikidega võrreldes. Nii et siin võib kriitiline olla küll. Ehkki tegelik põhjus on selles, et me lihtsalt koolitame liiga palju kõrgharidusega inimesi. Ehk selles valemis peavad olema sees need ka, kes õpivad, aga kelle palk üldse ei tõuse selle tõttu, et nad on ülikoolis käinud, sest et on olemas ju teine ots ka, kelle palk ikkagi tõuseb oluliselt seetõttu.
no muidugi, eks see väljund on ebaühtlane, aga tõsi on see, et meil neid kõrgharidust nõudvaid ametikohti Eestis kaugeltki ei ole 50% tööturust. Neid on pigem kuskil alla 30 natuke, aga kõik tööturule tulevad inimesed on täna 50% nendest on kõrgharidusega, nii et siin on ilmselge üleproduktsioon ja eks see lööb need hinnad ka alla. Jaa, aga Urve Mets, väga hea, et me siia jõudsime, et kui me vaatame, et ettevõtja peab ju lahendama ise enda probleeme, tema ei pea ju lahendama seda probleemi, et ülikoolist tulevad need inimesed, kellele tuleb tööd anda, et kui usaldusväärne see nii-öelda tööturu poolest vaadates, see ülikoolide panus siis üldse on, et kas me saame sellega olla rahul praegu? Tegelikult alustuseks võib-olla ütleks seda, et ei saa ettevõtjat välja võtta. Ettevõtja vastutab täpselt samamoodi ka selle ülikoolis antava hariduse pärast, et ta peab olema samamoodi kaasas, et meil ei saa olla, et on kaks eraldi poolt, et ühes kohas on ettevõtjad või tööandjad, siis kuskil on koolid, kes koolitavad, võib-olla kuskil on veel riik, ja et tegelikult sellist asja, et nad kõik eraldi kolmepoolsed toimetavad, et see ei ole võimalik, et kui ettevõtja ei ole rahul koolis antava haridusega, siis tal tuleb endal ka peeglisse vaadata. Et see on tulnud praktiliselt välja ka meie kõikidest nendest analüüsiprotsessidest, et ettevõtja vastutus on tal põhimõtteliselt sama suur või sama oluline. Aga ikkagi sellest samast võttes, et meie ülikooli lõpetaja palgalisa 25%, et kas see on siis... Kes peaks seda olukorda rohkem mõjutama? Kas ülikoolid või ettevõtlus? Et kas ülikool peab tõmbama tagasi siis seetõttu oma õpetavates ainetes või lihtsalt teeb ettevõtlus, ei kasuta ära seda ressurssi, mis olemas on? Jälle samamoodi, et palka makstakse selle eest, et kui sa toodad või teed kõrgemat lisandväärtust toovad tööd. Ja mida nagu ettevõtjad ise või tööandjad ise on nende analüüsiprotsessides öelnud, et nende ootus on saadagi tööle just nimelt neid inimesi, et kes siis suudavad luua neid teenuseid ja tooteid, millest meie siis ka see suurem rikkus tuleb. Et ei saa öelda, et on süüdi ühed või on süüdi teine osapool, et paraku tahaks öelda, et ikka koos tants käib seal. Ehk mingi loogiline evolutsiooniline areng on lõpuks see, mis paneb need erialad siis kinni või koondab ära, mille osas see palgalisa hiljem väiksem on. Kindlasti jah, aga loomulikult see ei tähenda, et nüüd ettevõtjad või ettevõte ei peaks ise olema ka innovaatiline ja samamoodi ise ka edasi arenema. Kas ühiskond, ütleme, kui me võtame seda kuidagi riigi mätta otsast teada neile, kas see ongi asi, kus iseregulatsioon toimub või on võimalik arenguseire keskuse teadmiste kaudu seda protsessi kuidagi juhtida? Aitäh selle küsimuse eest. Ja ma alustaksin siit, kus Urve lõpetas, et kas ülikoolil, kas see on siis arenguseirest antud sisend või ülikooli enda tarkus, et ülikool teab, missuguseid erialasid on 5–10 aasta pärast majanduses vaja ja koolitabki ainult neid ja ettevõtjate seda vahetut nõudlust ei kuula, et kas see on see ideaalmudel ja sellisena me saaksime siis majandusele nagu parimal moel abiks olla. Aga siin on natukene see vastuolu või reaalne elu lööb sisse selle koha peal, et pole ju mõtet teha eriala, hõigata see avatuks ja rahvas sinna ei tule. Ja rahvas sinna ei tule selle pärast, sest et nad vaatavad esiteks seda sama palgalisa olukorda turul, kas see eriala on piisavalt makstud, kui ta on veel nagu väga vähe esindatud Eesti ettevõtluses, ütleme inimestel või nendele õppurikandidaatidel ei ole seda arusaamist või tunnetust, et see on nüüd see asi, mida on tarvis õppida ja kes see neid tühje õppekavasid, kuhu rahvas peale ei tule, et sellisena see mudel ei ole ju samuti jätkusuutlik. Mis siin saab olla, mida tuleb vaadata, on see, et muidugi inimeste kohanemine tuleb järgi teatud viitajaga ja selline väike ennetusmoment peab sees olema. Näiteks IT-erialade puhul ju palgalisa on turul lakke sööstnud ja kõik Eesti keskkooli õpilased teavad, et tuleb minna IT-d õppima, aga väga paljudel tuleviku tehnoloogilistel erialadel olukord veel selline ei ole ja nagu Urve ütles, et mõlemat poolt tuleb püüda seda adresseerida.
Just seesama üks OSKA raportitest ütles, kui palju me vajame raamatupidajaid vähem. Ja ma ei ole päris kindel, et Tallinna Tehnikaülikool konkreetselt raamatupidamise eriala siis lõpetajaid nüüd toodab, aga et kas selline OSKA raport on kuidagi pannud mingeid erialasid teil ka ümber vaatama väljaspool tehtud uuring, mis viitab tulevikule, rektor? No muidugi, eks me vaatame ka OSKA raportit. OSKA raportitega on minu arvates ainult üks häda, et üldiselt see põhineb tööandjate küsitlustel. Küsitakse, palju tööandjad tahavad tööle võtta ja kõik tahavad hästi palju tööle võtta, aga Eestis polegi nii palju rahvast. Seepärast OSKA raportid kipuvad olema niimoodi, et peaaegu kõiki erialasid peale raamatupidajate ja paar eriala oli veel, et neid ei ole juurde vaja, kõiki teisi on juurde vaja. Aga reaalselt on Eestis ikkagi lõplik hulk inimesi ja Eestis ei ole täna seda probleemi, et ütleme Tehnikaülikool, et õpetage rohkem IT-erialade inimesi, et lihtsalt ei ole nõudlust selle järele. Et meie pudelikael on täna selles, et me oleksime valmis vastu võtma rohkem ja koolitama rohkem, aga soovijaid ei ole. Ja nii et ma arvan, et siin seda, mida arvestada tuleb, kui ma nüüd suure maailma kogemusest vaatan, siis kõige olulisem näitaja kasvavalt ongi tööturul makstav palk. Et väga selgelt, kus läheb nõudlus ülesse, seal lähevad ka palgad ülesse ja seal on ilmselgelt suurem vajadus spetsialistide järele. Aga veel, et Eestiski, mul on mulje, et ka näiteks IT-sektoris, et kui IT-sektori inimesed räägivad ülikooli lõpetajatest, siis nad räägivad ilmselt esimese astme lõpetajatest. Väga väike nõudlus on magistri kvalifikatsiooni järele ja praktiliselt puudub nõudlus doktorikraadiga lõpetajate järele. Vähemasti tööandjad seda küsimust kunagi ei tõstata, mis tegelikult ilmestab seda, kus kohal meie vastava sektori arengutase on. Et kui ei vajata magistri- ja doktorikraadiga inimesi, vajatakse bakalaureuse või rakenduskõrgharidusega inimesi, ju siis on ka selle tööandja ootused nende kvalifikatsiooni suhtes vastavad. Et ilmselt selles mõttes on väga õige see, et tööandja ja ülikoolid ja ühiskond laiemalt, et nad on tegelikult ikkagi üsna heas tasakaalus. Et öelda, et üks teeb kuidagi väga halba tööd ja teine väga head, et see on enesepettus. Et see on niisugune suur masin, mis hästi tasakesi liigub ja mina väga loodan, et Eestis ikkagi tekib ka niisugused ametikohad, kus makstakse korralikku palka ja nõutakse ka väga korralikku haridust. Urve vist tahab äkki kommenteerida korraks vastu. Miks te küsite ainult ettevõtjate käest? Ma tegelikult hea meelega kommenteeriks ka seda samast konkreetset juhtumit ehk et IT-valdkonda. Et ma ei saa rääkida nüüd absoluutselt kõikide IT-valdkonna tööandjate eest, aga mul on selles mõttes on hea meel tõdeda, et need eksperdid, kes olid siis sellesse analüüsiprotsessi kaasatud, et nende suur ootus ja lootus oli saada just nimelt magistriharidusega, magistridiplomiga või kraadiga IT-spetsialiste, et mitte bakalaureuse peale, et bakalaureuse koha pealt nad ütlesid, et see on pigem, bakalaurus või rakkõrg tol hetkel ka veel, et on pigem selline poolik haridus. Teine asi seal juures on, et kuidas ka ettevõtjad soodustavad ja soosivad sellist õppimist ja töötamist samaaegselt. Aga vähemalt suund on kindlalt sinnapoole, et nad soovivad saada magistriharidusega spetsialiste. Aga sama ma saan tegelikult öelda ka nende seni analüüsitud valdkondade kohta, et kus on öeldud, et pigem on meil vaja inseneriharidusega spetsialiste. Et me ei räägi inimesest, kellel ei ole haridust ja võib-olla see töö ei eeldagi, et osad tööd kindlasti ei eeldagi mingit väga suurt erialast tasemeõppe läbimist, aga kus on reeglina kõikides valdkondades olnud võiks öelda lausa karju tööjõuvajadus on just nimelt need inimesed, kellel on olemas magistrikraad. Doktoriõppe pigem ma arvan, et selle koha pealt on see murekoht, et väga hästi ei osata veel hinnata, et mis väärtust see inimene kes ettevõttes loob, kellel on olemas doktorikraad. Et pigem siin ma arvan, et on see koht, kus me peame ka võib-olla seda tarka tellijat või veidi kasvatama ja suunama. Aga ma usun küll väga, et see suund sinna ühel hetkel meil läheb, et olen nõus, et selle koha pealt on veel siis natukene nõrk meil. Ja Robert?
Jaa, ma vaatan seda meie diskussiooni pealkirja tuleviku kompetentsid, kes vastutab. Et ma nüüd olen oma ametis ja kuidagi mingit pidi olen tajunud, et jube hea on kellegi teise peale näidata, et tema vastutab või siis et kui iseendal mingisugust, tema on süüdi, mis on nagu ütleme selline esimene tase probleemi lahendamisest jutumärkides ja teine tase on see, et tehtagu ülikoolid rohkem neid töökohti. Me siin muidu võtaks kõik tööle. Tehtagu. Et sul endal mingisugust nagu sellel mingisugust iluti ilmus üks raamat Skin in the Game, et sul endal mingit nahka mängus ei ole, siis tehtagu. Ja vaat see on nagu ütleme teine tase halvast soovitusest. Ma olen absoluutselt veendunud, et esiteks peab olema indiviidil endal mingisugune hoid peas ja vastutus, et ma tahan saada rohkem palka, ma tahan selleks omada rohkem kvalifikatsiooni ja nii edasi. Teiseks on ettevõtetel vastutus see, et kui ikkagi mul on selline ärimudel, mis eeldab mingisugust spetsialiste kaasamist ja neid spetsialiste ei ole, no mis ma teen? Kirjutan lehte, et tehtagu. Ei, ma lähen kas Tehnikaülikooli juurde või Tartu Ülikooli juurde, asutame koos õppekava nõukogud. Ülikoolid muuseas, ma olen tähele pannud, võtavad avasüli vastu. Kui tuleb keegi erasektorist, et ma päriselt tahan ka värvata inimesi ja mitte ainult, eks ju, siin viisil või teisel ütled tehtagu, et teeme siis koos programmi. Tehnikaülikooli tegime koos Business Intelligence Akadeemia, 12 tudengit, ei ole palju. Tartu Ülikooliga koos andmeanalüüsi programmi, et selles mõttes tuleb astuda vastu. Ja ma arvan, ongi siin kuskil kirja ka pannud, et mingid pidi niisugused suured kunstnikud, kes teevad kunsti nii, et keegi ei peagi aru saama, milles kunst seisneb. Või suured teadlased, kes teevad teadust nii, et keegi ei peagi aru saama, välja arvatud need 50 inimest maailmas, kes on võimelised seda teksti lugema, milles see teadus seisneb. Et neid on ka vaja, aga need ei saa olla valdavad. Et tegelikult on väga-väga nõus, et ettevõtetel tegelikult ei ole mandaati abstraktselt öelda, et tehtagu, mine ülikooli juurde, mis eriala on vaja, mine juurde. Ja teine näide ka ülikoolist, ma käisin teaduspäeval oma keskkoolis eelmine teisipäev ja minu enda koolivend lõpetas sellise eriala, kus ei olnud väga palju tudengeid ja siis direktor kiitis, et mees on professor, eks ju, ja tudengeid ei olnud väga palju ja ta käis ja rääkis keskkoolis, et tulge õppima küttesüsteeme. Ma sain aru, et ta on väga populaarne eriala ja mees on ise ka Tehnikaülikoolis suhteliselt tuntud ja tehtud mees. Nii et selles mõttes on näha episood, on näha, kuidas ikkagi tegelikult astutakse vastu. Ja ma ausalt öeldes, kui sellest paneelist üldse, ma mõtlesin, mis võiks olla see uba, mis nagu meelde jätta, on see, et ei ole niiviisi, et keegi teine vastutab. Kui ma näen, et kuskil on midagi vaja teha või vastutada, siis ma juba pean ise vastutama ja võtma selle sammu ja astuma kuhugi poole, et midagi teha. Sest niisama kirjutada, see on pointless. Ehkki seal on ka vaja, kus kirjutatakse kasum välja teenida, nii et ikka need kirjutused võiksid ka tulla. Aga võtame sellele teemale joone alla ja siis vaatame natukene konkreetsemalt oskustele sisse. Jaa, ma tahtsin siia tuua juurde, siin oli juttu ettevõtte perspektiivist, ülikooli perspektiivist ja vastutusest. Ma lisaksin siia selle õppuri, selle tööturule siseneja perspektiivi ja reaalsus on see, et iga natukese aja tagant tuleb ümber õppida, et see töökohtade kadumise ja tekkimise tsükkel on muutunud järjest kiiremaks, mis tegelikult tähendab mitut asja. Esiteks ta tähendab seda, et see meie arusaamine, et inimene 20 aastat õpib ja siis ta kapitaliseerib oma haridust järgmine 40 või 50 aastat, et see on iganenud. Ilmselgesti on tal vaja ümber õppida, juurde õppida selle protsessi kestel. Kas üldse, ja nagu siin enne oli juttu, et nad on ammu juba enne lõpetamist tööturule sisenenud, võib-olla on ka see 20 aastat liiga pikk aeg ja me peaksime rohkem mõtlema, kuidas see õpe saaks olla elukaare jooksul kuidagi tsükliliselt ära jagatud ja muidugi küsimus sellest, kes selle täiend- ja ümberõppe eest vastutab ja lõppkokkuvõttes ka maksab. Et ilmselt ühiskonna kulud haridusele tulevikus ei vähene, vaid suurenevad ja siis on mõistlik mõelda, et kuidas siis see
rahaline katte, selle rahalise katte pakkumine jaguneb riigi ja ettevõtete ja üksikisiku enda vahel. Ja veel vastutuse perspektiivist võttes siis järjest enam ei ole tegelikult sellel ülikooli õpetajal üldse tingimata vaja kusagile ettevõttesse tööle minna, et tema järjest atraktiivsem karjäärivalik on olla iseendale tööandja projektist projektini ja müüa oma kompetentse, oma oskusi ja teadmisi. Selleks on kõikvõimalikud peened töövahendusplatvormid ja selline elustiil tegelikult järjest enam levib, mis tähendab ühest küljest, et kui me soovime selleks õppureid ette valmistada, siis enesejuhtimine, toimetulek ebastabiilse sissetulekuga, kindlasti ka sotsiaalkaitse, et need on tegelikult teemad, mis muutuvad oluliseks ja mida siis sellise karjäärivalija peab hoolega läbi mõtlema, aga tegelikult riik peab mõtlema, et kui järjest rohkem inimesi sellise karjäärivaliku teeb, mida see riigile tervikuna kaasa toob. See on väga hea teema viide praegu järgneva juurde, et ma kõigepealt muidugi tahaks Roberti käest küsida, et kas Swedbank jõuab selle aasta või järgmise aasta sees ettevõtluskonto avamiseni, et kui kaugel see asi on, sest natukene mulle tundus, et Tea sellele nagu viitas, aga see teema, ja sellele saab kohe vastata, aga et see teema on laiemalt ju see, et inimeste töö tegemine muutub ja kes selles olukorras peaks tulema nüüd selle mitte tehtagu stiilis, vaid selle vastu sammu, et kuidas see muudab ülikooli, kuidas see muudab suuri ettevõtteid, sellest võiksime siin järgnevalt rääkida natukene. Robert, kas on enam-vähem teada, millal see ettevõtluskonto tuleb? Jaa, ma ütlen kohe, et see on pipeline'is, aga mitte kindlasti, mitte kahjuks nüüd kõige esimest asjas, sest meil on terve rida regulatsioone. Üks neist on see, et kaovad ära paroolikaardid, tänu sellele me peame 250 000 inimest õpetama internetipanka sisse logima muude vahenditega kui paroolikaartidega ja ka mobiilipanka logitakse sisse paroolikaartidega, et oleme toonud... Kas muud jama on ees ühesõnaga? Oleme toonud pankadena turule Smart ID, mis on aastaga Eestis on 190 000 inimest, kes seda kasutab. Väga analoogne MID-le, mille 150 000 läks aega 15 aastat, nii et selles mõttes koos ja telkodega, et see on midagi, mis tuli ennem ära teha ja tegelikult on lihtne, et ettevõtluskonto lahendab ära niisuguse kõige väiksema ettevõtte või ütleme 5 sellised mured, aga kui sul on juba alluvad ja niimoodi või 2-3 töötajat, et siis sul on juba mingisugust raamatupidamist tarkvara vaja ja me leidsime, et see probleem, see on valikute küsimus, et see probleem tuleb ennem ära lahendada ja alates eelmise aasta lõpust on meil ettevõtete internetipanka integreeritud ERPLi, 3. osapoole, kõik teavad ERPLi, Eesti tuntud raamatupidamis või ütleme siis finantsarvestuse süsteem, mida siis kõik ettevõtted, kes avavad konto, saavad ka läbi internetipanga enda raamatupidamised. Mulle tundus, et see on nagu mingit pidi nagu olulisem, mida kasutada. Ma ütlen repliigi korras, et kõik ei jõua. Jaa, see on tõesti selles mõttes, et üldse ei ole tegemist mingite pretensioonidega, lihtsalt ma tahtsin öelda enda sellise ettekujutuse asjast, et see ettevõtluskonto on geniaalne just üksikisikute jaoks. Muidugi võib mõelda, kuidas seda veel suurematele ettevõtetele kasulikuks muuta, nendele, kes tahavad töötajaid võtta, kasvada, aga ta on selles mõttes üksikisiku jaoks, kuna ta tegelikult lahustab ära töö ja ettevõtluse. Kui me räägime iseendale tööandjatest, siis ei ole enam nii oluline määratleda ennast töövõtjana või ettevõtjana. Ja ilmsesti see on tegelikult suund, kuhu riigid tasapisi liiguvad, et see joon selle töövõtja ja iseendale tööandja ja vahel muutub järjest ähmasemaks ja neid iseendale tööandjaid mingis ulatuses, kui ei ole tegemist siis äri kasvatamise inimeste palkamisega, neid hakatakse ilmselt ka Euroopa õigusruumis lugema pigem töövõtjateks. Ja sellisel juhul ma ütlen, et see ettevõtluskonto on just sellisele kildkonnale ideaalne lahendus, see on lihtne, seal on kaasneb ravikindlustus, kõik on läbipaistev ja iseenesest on väga tore, et Eesti riik on ühe niisuguse võimaluse loonud. Ma olen absoluutselt nõus ja seal on veel see aspekt ka, mida sa ei nimetanud, et tegelikult kui see konto läheks poolkohustuslikus korras kõikidele FIE-dele või iseendale tööandjatele
kasutusse, siis ilmselt meie varimajanduse osakaal väheneks enam-vähem nulli. Ja ilmselt ka see niinimetatud OÜ-tamine ka väheneks, sest poleks põhjust ühe mehe OÜ-sid teha. Aga see toob kohe järgmise väga huvitava küsimuse, eks ju, et ikkagi tuleme selle sama teema juurde vaatama, eks tuleviku kompetentsid, et see räägib meile hoopis teisel tasandil uutest kompetentsidest ja oskustest. Ja nüüd on jälle hea vaadata rektori poole, et kui me teame, et ülikooli asi on akumuleerida teadmist ja seda siis laiali jagada, eks. Teha teadust ja õpetada on see põhieesmärk. Ettevõtluse läbikukkumiskogemus on hoopis teine nähtus, hoopis teistsugune asi. Kas see on kuidagi ka ülikooli kohustus valmistada ette neid uusi töötajaid, keda võib-olla ei ole hetkel väga palju, aga kuhu maailm väga suuresti liigub. USA tööturust on see juba oluline osa nendest sellist tüüpi inimestest. Kuidas ülikool selle olukorraga hakkama saab? Kuidas te õpetate läbi kukkumist? Hakkama saamist, püsti tõusmist, sedasi jätkamist? Et ma hakkaksin võib-olla natukene kaugemalt peale või sellest eelmisest diskussioonist. Et klassikalises mõttes töötajad võib hästi kiiresti ära kaotada, et kuulutame töölepingu seaduse tühiseks. Kõik töised suhted lähevad võlaõiguslikule alusele ja me oleme formaaljuriidiliselt kaotanud töövõtjad ära. Sest sellisel juhul muutuvad kõik iseendale tööandjateks. Nüüd sisuliselt ei pea mitte midagi muutuma. Sisuliselt jääb olukord täpselt samasuguseks nagu ennegi, et lihtsalt teostatakse neid ostumüügitehinguid või tööjõu ostumüügitehinguid teiste seaduste alusel. Teine ettekujutus on see, et inimesed on tohutult siin uues maailmas on inimesed tohutult ettevõtlikud ja peaksid ettevõtlikkust õppima. Mida kaugemale me ajaloos tagasi läheme, seda ettevõtlikumad inimesed olid. Ja aga selles see küsimus ongi, nad ei ole, et me tahaksime, et nad oleksid ettevõtlikumad. Ma saan aru, et te hakkasite järgmisema seda viitama. Ma arvan, et see on üks suur mulli puhumine, see ettevõtlikkuse jutt. Inimesed on erakordselt ettevõtlikud tegelikult. Ettekujutus, et meil on vaja kuidagi spetsiaalselt õpetada ettevõtlikkust, minu arvates see on niisugune asendustegevus. Et kui inimesed panna olukorda, kus nad peavad olema ettevõtlikud, siis nad muudavadki ettevõtlikuks. Ma olen natukene irooniline, aga ma ütleksin teile, et ettevõtlikkus on midagi, mis on inimestele kaasa sündinud. Tõsi on see, et mõni koolisüsteem seda püüab ära tappa, eks ole. Et kõige ettevõtlikumad ettevõtmised olid koolis see, kui oli vaja peldikus suitsetada. Kõik ülejäänud asjad olid hästi reeglite kohaselt ja sa pidid seda, mis ette räägiti, pidid järele ütlema. Ettevõtlikkus on pigem hoiak, mitte teadmine. Mitte mingisugune äraõpitud oskus, et kui te arvate, et on mingisugune ettevõtlusõppe, mida siis õpilased või üliõpilased võivad siis üles öelda või korrata, mida nad on lugenud, siis see on täiesti vale arusaamine. Ettevõtlikkus on hoiak asjade ümbruskonna suhtes ja põhimõtteliselt seotud riskitaluvusega ja kui inimest on lapsest saadik õpetatud riski taluma, siis ta on ettevõtlik, sest ta oskab riski hallata. Ja kui teda on kogu aeg vati sees kantud, siis ta loomulikult ei ole ettevõtlik ja ongi pidu läbi. Ja kui sa niisuguse vati sees kantud inimese tood ülikooli ja püüad talle professori poolt rääkida ettevõtlusõpet, siis ei muutu ta sellest kopika eestki ettevõtlikumaks. Lihtsalt üks vati sees tarkus on juures ja muud mitte midagi. Siuke mõte. Vaatame, mis Robert mõtleb. Väga hea mõte. Mulle eriti meeldis see koolis suitsetamise võimaldamise pool jällegi, et need kuidagi tuleks omavahel arendada selle kaudu ettevõtlusõpet. Ma olen ka Tehnikaülikoolis käinud, et parim ettevõtlusõpe on see, kui see ikkagi läbi kukutatakse, et siis leida viis, kuidas seda järele teha või niimoodi, või järgmine kord mitte läbi kukkuda, et see arendas leidlikkust väga olulisel määral. Pangajuhiks välja? Sai. Kuidas siis see maailm, mis seda uurib, kuidas ta vaatab seda, et kas meil on mingi häire selles sees, selles mõttes, et miski jälle ütleb, et me oleme, jätame võib-olla selle stressi jutu välja, eks, aga et meie numbrid on head, ettevõtlikkuse numbrid, just kui firmasid on igal ühel 3 tükki taskus peaaegu, kõigil, kellel võiks olla, aga et mis see sisu, tegelikult see probleemi sisu on? Tea. Ma alustaksin ka natukene kaugemalt. Mõnes mõttes ma olen nõus, muidugi ettevõtlikkus on hoiak,
aga ma päris nõus ei ole sellega, et kui töölepingu seadus ära kaotada ja et siis on kõik siis need nii-öelda iseseisvad lepingupartnerid, et tegelikult on kõik sama, tegelikult ei ole kõik sama, sest et tööandjal on tegelikult terve hulk kohustusi ja vastutusi täna ja ta puhverdab töövõtjad tegelikult päris paljude riskide eest. Ja kui seda puhvrit enam vahel ei ole, siis sellesama töövõtja või siis, kes on siis ümber pandud sellesse iseseisva lepingupartneri rolli, tema sellise vajadus enesejuhtimise järele, vajadus ka sellesama ettevõtlikkuse, loovuse, aktiivsuse veel paljude asjade järele, kaasa arvatud see, et kuidas talle tekivad sotsiaalsed tagatised, kas ta mõtleb selle peale piisavalt varakult ja kas need võimalused on talle loodud neid tekitada endale. Et selles mõttes, ja nüüd on küsimus, kas kool on see koht, kes peaks siis sellist inimest just nimelt varustamagi kõigi nende oskuste ja ka hoiakutega. Ma iseenesest väga küll kiidan Eesti koolisüsteemi, ei mäleta mina oma õpingute ajast, et oleks olnud integreeritud õpikäsitlust või projektipõhist õpet või mis täna või koostöö mingisuguseid projekte, mis täna on ju täiesti igapäevased. Küsimus on selles, kas sellest piisab ja muidugi ütleme, mulle hiljuti just sattus näppu üks McKinsey uuring Eesti näitel ja kuigi Eesti näitab siis nendes Eesti üldine tulemus, seal olid erinevad skoorid, oli väga hea, aga toodi välja, et näiteks nendes probleemilahendus või koostööoskus või digioskused siis väljaspool digierialasid, et seal me jäime Põhjamaadele alla. Muidugi me olime Euroopa keskmised kenasti, aga oli riike, kes olid eespool. Muidugi kõik on kinni jälle metoodikas ja seda ei saa absoluutse tõene võtta. Aga see digioskuste sõna, me rääkisime enne sellest, kas IT-erialadele on palju soovijaid, vähe soovijaid. Me peame kuidagi ilmselt jõudma selleni ja olemegi ka juba jõudnud, et see digi käib käsi käes kõikidel erialadel. Et näiteks kui tuua siia näide arsti erialast, kes paneb igapäevaselt diagnoose ja need tehisintellektil baseeruvad otsustustoe rakendused on ju juba täna olemas ja mis on siin oluline, on see, et ega siis see masin ei vastuta selle diagnoosi eest, vastutab ikkagi see arst, vähemalt tänases õigusruumis, võib-olla me kunagi jõuame sinna, et see muutub, aga vastutab ikkagi arst ja kui ta vastutab selle diagnoosi eest, mida on aidanud see tehisintellekt panna, vaadates läbi sekundite jooksul, ma ei tea, miljoneid kirjaid sarnaste sümptomitega, mida arst iial ei suuda, selles mõttes ongi hea, et see masin seda suudab, aga kui arst ikkagi vastutab, siis ta peab aru saama, mida see masin nagu tema nimel tegi, et ta lõpuks, kas ta võtab selle soovituse, kirjutab sellele ka ise omalt poolt alla. Et see digioskused teistes erialades, teistes eluvaldkondades, see on väga tähtis. No Robert? Ma täiendaks seda mõtet, mis siin ennem siin võib-olla natuke läbi huumori, aga vaadake, minu klassivend on maalikunstnik. 3. põlvkonna maalikunstnik. Ta vanaisa oli pallaslane, isa oli ka tuntud maalikunstnik ja tema on ka maalikunstnik. Ilmselt ta tütrest saab ka maalikunstnik. See ei ole väga suur probleem, ma arvan. Ma ei ole näinud rohkem ettevõtlikumat inimest kui mu maalikunstnikust klassivend. Sest üllatus, elavate kunstnike töid ei osteta. Nende näitustel käiakse mõnikord, aga mitte sellepärast, et nende kunstiga tutvuda, vaid lihtsalt seal on teised toredad inimesed. Ja, selle loogika järgi muidugi tütre elu läheb veel lihtsamaks. Ja, aga põhimõtteliselt modernne neoklassikaline majandus on sundinud sellise väga tegelikult olulise seltskonna nagu maalikunstnikud mikroettevõtjateks, kes põhimõtteliselt, kellel on kogu aeg selg vastu seina ja kes peavad mõtlema, kuidas ellu jääda. Ajalooliselt samasugune seltskond on olnud tegelikult kunstnikud, on teadlased. Aga teadlastel on institutsioon, on ülikool, kus on uurimisrühmas üks nobelist, siis ta veab endaga kaasas 10 superhead teadlast, no ja ilmselt umbes 100, mitte nii head teadlast, kes üksi elaks ilmselt kehvemini kui minu klassivennast maalikunstnik. Nüüd ülikool annab tegelikult sellise puhvri, mida sa nimetasid ka tööandjatele ja nii edasi. Nüüd võtan rektori jutu siia juurde, et nüüd tegelikult kas see tipp-professor, kes on uurimisrühma juht, tema läheb ja purjetab läbi vee, kas ülejäänud teadlased on vatis või mitte, seda näitaks see katse, kui teha nendest maalikunstnik.
Aga ma arvan, et nüüd me jõuame ka ringipidi tagasi, millest me siin pool tunni tagasi rääkisime, oli see, et miks ei ole tööjõuturul doktorikraadiga inimeste järgi vajadust. On sellepärast, et nähtavasti nad on fokuseerinud bakaõppe lõpust oma probleemile ja nad on läinud seal sügavuti ja seal ütleme sellist koostöökomponenti, sotsiaalsed oskused, seda ei ole nagu vaja läinud ja seda kompetentsi ei ole arendatud. Nüüd ma ütleks niiviisi, et kuidas minu arust see on probleem ja kuidas seda lahendada, ilmselt on meetmeid mitmeid, aga ma jooniks alla ühele, mis on nüüd Tehnikaülikoolis sügisel sai välja rullitud tööstusdoktorantuur. Et sul doktorant teeb teadustööd, ta juhendaja aitab püstitada teaduslikke probleeme, kuid ta ei tee seda mitte abstraktsete ülesannete najal, vaid ta teeb seda mingis ettevõttes, mingite konkreetsete ülesannete najal. Ma ise olen 3 sellise, niimoodi, see nimetatakse 3. juhendaja, mis iganes see tähendab. 3 inimest on kõrvalt näinud. See on fantastiline, kuidas nemad aga arenevad, kuidas nad suudavad ka sotsiaalseid oskusi, kuna need 3 on ilmselt Swedbanka töötajad täna, siis kuidas nad näiteks, tsiteerin, arvasin, et teen ukse lahti ja siis on mul lahendus olemas, seal tuli 7 ust veel pidi lahti tegema. Eks? Et selles mõttes nad õpivad sotsiaalsed oskused ja arenevad ka rohkem horisontaalselt, mis minu arvates on äärmiselt oluline, et sa oled nagu teekujuline inimene, sul on väga palju kompetentse horisontaalselt ja ühes oled kuni põhjani ekspert. No Urve, mida tööandjad, mis on need oskused, mida tööandjad ootavad ülikoolist tulevalt ülikooli lõpetajalt kõige rohkem? Vaadates nüüd tänast ja ette. No, akadeemilised oskused kindlasti vaieldamatud, erialased oskused on ääretult olulised, ei ole need mitte kuhugi kadunud. Et ma ikkagi pean seda valdkonda teadma ja tundma. Näiteks energeetika valdkond on hästi konkreetne, kes ütleski, number 1 on akadeemiline teadmine, ta peab teadma oma eriala. See on nagu, ütleme, et see on nagu baas või see on nagu elementaarne, et ilma selleta ei saa kindlasti hakkama. Aga tööandjad või vähemalt need, kes on osalenud nendes uuringutes, ei kurdagi seda, et need erialased oskused oleksid nõrgad või halvad või ei sobiks. See on selge, et kogu aeg kõik muutub ja inimene peab kogu aeg pidevalt juurde õppima. Et pigem nagu probleemid tulevad just nende pehmete oskustega. Et mida on välja toonud, on toodud välja meeskonnatöö oskust, et tegelikult ei tööta enam praktiliselt keegi üksinda, et kõik töötavad meeskonnas. Et võt selle tööoskuse või meeskonnatööoskuse, koostööoskuse, võt selle puudumist küll tõid ettevõtjad hästi palju esile. Siis mida veel rõhutati, oli suhtlemisoskus. Ja kus nad lausa ütlesid niimoodi, et kui on natukene rahvusvahelisem ettevõte või tal on ka koostööpartnerid või on tellijad väljaspool Eestit. Et siis, kui laua taga on 2 inimest, üks on Eestist pärit inimene ja teine seal samas organisatsioonis võib-olla töötab mitte eestlane, siis see, kuidas üks oskab argumenteeritult esitada oma ideid ja neid põhjendada ja kuidas teine jääb tegelikult just nimelt selle suhtlemise poole pealt jänni. Ja paraku see, kes jänni jääb, on just see, kes on siin meie riigist pärit, aga ütleme, et väljaspool nendel on see argumenteerimisoskus on oluliselt parem. See ei tähenda seda, et nende teadmised on kehvemad meie omadel. Sageli me teadmised on väga head, aga me ei oska tegelikult seda õigesti edasi anda, seda infot. Nii et see on see, mida välja toodi veel. Et ei olegi vaja ettevõtlusõpet, härra rektor, vaid suhtlemisõpet, meeskonnatöö oskuse õpet. Tähendab, neid niisuguseid geneerilisi kompetentse kuidagi akadeemilise distsipliinina õpetada minu arvates on lootusetu ettevõtmine. Eks see tuleks lahendada ära varem midagi. See olulises osas suhtlemiskompetentsid ja ka paljud niisugused, ütleme, avatus ja kõik see kujuneb juba ammu enne seda, kui inimene ülikooli jõuab tegelikult. Siin ülikoolis võib teha vigade parandust, võib õpetada mingit teooriat. Inimestel on ettekujutused, paljudel psühholoogid, et paljudel inimestel on psühholoogilisi probleeme, aga statistika ütleb seda, et kõige suuremad psühholoogilised probleemid on psühholoogidel enditel. Sest nad on nii teoreetiliselt oskavad neid probleeme näha, et muud probleeme võrreldes teiste inimestega on see probleem süveneb veel. Ma tahaks nagu kuidagi mõelda seda, et kui me vaatame, kuhu kohta meie majandus ja töö tegemine liigub, siis ilmselgelt
ilmselgelt me eeldame inimestelt suuremat iseseisvust, ettevõtlikkust, kasvanud vastutustunnest. See tööstusperiood hakkab ilmselgelt erinevates eluvaldkondades, isegi tööstuses endas ümber saama. Järelikult me tahame suuremat iseseisvust, suuremat vastutusvõimet. Kindlasti üks kõige olulisemaid oskuseid on õppimisvõime. Õppida uusi asju, tabada ära, missugused on muutused, maailm muutub meie ümber väga kiiresti ja õppimisvõime on üks keskseid kompetentse. Ka oma loomult niisugune geneeriline kompetents. Teine asi on see, millele siin ka natuke sai viidatud, et tõepoolest tööandja ja kõik need sotsiaalsed tagatised ei ole mitte midagi muu kui see vatt, millest ma ennem rääkisin. Aga mille pärast seda vatti ära ei saa võtta, esiteks mitte ainult sellepärast, et ametiühingud ei luba, vaid sellepärast, et osa kukuvadki ja lähevadki katki. Et natukene peaks tasapisi tõepoolest seda ühiskonda nihutama sinnapoole, et harjutada inimesi rohkem iseenda eest vastutama, riske võtma ja toime tulema muutuvas keskkonnas. Et see on kindlasti üks asi, mida tegema peaks, aga suuresti peaks hakkama juba ammu ennem ülikooli peale. See peaks hakkama peale ikkagi juba põhimõtteliselt juba põhikoolis. Et eelkõige tapetakse niisugune ettevõtlikkus ja õppimisvõime ära kuskil ütleme 11-15 eluaasta vahel, kus siis jäävad niisugused suur hulk inimesi, kes siis seda koolisüsteemi ja neid reeglistikku ei talu, muutuvad nad siis ülearu ettevõtlikuks, ehk satuvad kuritegelikule teele või paljud siis suudavad siiski teatud kompromisse leida. Ja üheks heaks indikaatoriks sellest Eestis on ju poiste ja tütarlaste suhtarv gümnaasiumis ja ülikoolides. Et see on üks kõige paremaid indikaatoreid sellest, et meie üldine haridus ja ka üldine elukorraldus on natuke liiga, ma ütleksin, reeglistatud, väikeste riskide võtmisega ja suuremale konformismile suunatud. Et see kõlab nüüd küll osalt seksistlikult, eks ole, osa inimesi väidavad, et ei tohi üldse poistel ja tüdrukutel vahet teha, aga on suur hulk teisi inimesi, kes siiski teaduslikule andmetele viidates väidavad seda, et teatud soolised iseärasused suhestudes riskivõtmisse on objektiivselt olemas ja ma arvan, et meil on tõsine probleem sellega, et me teeme oma haridussüsteemis valesti, et meil selles haridussüsteemis poisse jõuab ülikooli gümnaasiumisse ja sealt edasi ülikooli oluliselt vähem kui tüdrukud. Ma saan aru, et ma mängin praegu tulega ja muutun kohe tehtakumeheks peale järgmise küsimuse esitamist, aga olgu peale, ajakirjanik ongi enamasti tehtakumehes, eks. Aga kui palju on neid muutunud erialasid ülikoolis, mis ei liigu läbi selle 90% ajast, et keegi seisab auditooriumi ees ja suurem hulk auditooriumis kirjutab üles ja pärast seda siis ühel hetkel kas siis elektrooniliselt tõesti vastab või koha peal vastab, aga et see süsteem toimib üldiselt sellisena? Väike provokatsioon, eks? Ei, muidugi, ma arvan, et see tegelikult olukord on palju parem, kui kardetakse, aga palju halvem, kui võiks olla. Tegelikult ma arvan, et tänaseks päevaks üks väga hea ülikool võiks olla, kui mitte 100%, siis 90% niinimetatud flipped classroom. Ehk siis õpilased, mitte ainult üliõpilased, vaid põhimõtteliselt ka õpilased, nad tulevad tegelikult kooli või kokku, seal, kus on siis õpetaja, tulevad sinna selleks, et saada jagu nendest probleemidest, mis neil õppimise käigus tekkis. Nemad küsivad küsimusi. Nemad püüavad saada tagasisidet sellele, mida nad on eelnevalt õppinud ja ette valmistanud. Ja siis lahendatakse ühiselt, püütakse neid takistusi ületada. Sellest nagu lahti saada on väga keeruline. Paraku erinevatel põhjustel, osalt ajaloolistel, aga osalt sellepärast, et on mugavam. Me jätkuvalt ikkagi on see klassiruum vanamoeline. Ja miks seda muuta on raske, see tegelikult on palju töömahukam. Ta sisuliselt on tohutult palju töömahukam, kusjuures mitte ainult õppejõu poolt. Ta on ka üliõpilase poolt palju töömahukam.
täna me teame, et Eesti üliõpilane töötab nädalas keskeltläbi 26 tundi, peaks töötama 40 tundi, aga parimates ülikoolides töötavad üliõpilased nädalas 50–60 tundi. Ja teevad seda läbi kogu semestri, sest igaks järgmiseks tunniks pead sa kõik selle, mis meie paljudel juhtudel loeme klassiruumis, sa pead selle eelnevalt iseseisvalt omandama nii kaugele, kui sa suudad. Ja igaüks siis pingutab, kes jääb siin pidama, kes järgmise kännu taga, siis tullakse kokku ja püütakse need kivid ja kännud kõrvaldada. Aga see tähendab seda, et üliõpilased töötavad nende ainetega, mida nad õpivad, iga nädal süstemaatiliselt ja siis tullakse kokku ja püütakse tekkinud raskustest üle saada õppejõu abil. Et see on väljakutse nii üliõpilastele kui ka õppejõududele ja ega me väga heas seisus Eestis ei ole. Tahtsin lihtsalt lisada, aga rektor juba jõudis sinna, et see ei ole niivõrd õpetamise taga kinni, kuivõrd ka just selle õppimise taga kinni. Ja seda ilmestab see, et nendel internetipõhistel kursustel on esimene asi on see, et tavapäraselt või ütleme, võib väita laia üldistuse astmega, et nendel internetipõhistel kursustel õppurid on üldiselt ikkagi see sama kontingent, kes nii ehk naa ülikooli hariduse vastu huvi tunneb ja ka tavapärastes õppevormides õpib. Et ei ole leidnud head kinnitust, et need internetipõhised õppevormid oluliselt laiendavad õppurite ringi. Ja mis on nende kursuste probleemid, kõrge väljalangevus, just see samas, see nõuab väga palju enesedistsipliini, tööd iseendaga ja plageerimine, et ei ole tegelikult kuigi häid lahendusi, kuidas siis kontrollida, et see töö, mida ta seal iseseisvalt teeb, on tõesti tema enda ausalt ja terviklikult tehtud. Ma saan aru, et Urve tahaks öelda ja kohe ma lasengi, et Urve Mets ju tegelikult viitas sellele, et küsimus ei ole, ja mulle tundub, et ei olegi, mitte niivõrd selles, et me selle professori peaksime digitaliseerima ja varsti avatava toa nagu kogemuste põhjal mingisse virtuaalreaalsusesse viima, vaid küsimus on meeskonnatöös, üheskoos töötamises, oma mõtete väljendamisoskuses ja kuidagi selliste kogemuste ja oskuste ettevalmistamises muuhulgas ka ülikoolis. Kas või vigade paranduse korras? No tõsi on see jah, et ülikoolis võib-olla ma nüüd natukene etteruttavalt ütlen, aga need samased probleemid tulid, nii see meeskonnatöö oskus, nii see suhtlemine, tegelikult probleemi lahenduse oskus, loovus, see kõik tuli välja ka juba hariduse valdkonna uuringust, mis puudutab just nimelt alates alusharidusest ja jõudes edasi üldharidusse ja siis on siis kas kutseharidus ja lõpuks ka kõrgharidus. Nii et tegelikult need probleemid on püsti erinevates nendes haridustasemetel, et see ei ole, et üks, et me nüüd võtame ette ja ütleme, et ülikoolis on probleemid ainult, et seda kindlasti ei ole, et see samane probleemi, ütleme, et uued õpimetoodikad, et me võime ainult mõelda ja öelda, et kas siis õppejõud või siis ka õpetajad juba koolis võiksid hakata rakendama neid uusi õppemetoodikaid ja tänu sellele me saaksime arendada just nimelt neid teisi, neid pehmeid oskusi oluliselt parem, kaasa arvatud see samane probleemi lahendamise oskus või ka kriitilist mõtlemist ja nii edasi. Et me võiks ju neid tahta ja öelda, et hakkame neid pihta, aga sageli mina arvan, et üks murekoht võib olla ka see, et kas meie õpetajatel, kas meie õppejõududel on olemas see kompetents ja see oskus, et metoodiliselt õigesti ka neid erinevaid õpimetoodikaid rakendada. Et ka seal võib olla see üks väikene nüanss, et kuhu taha teinekord asi jääb. Kas sa, Robert, tahtsid öelda midagi? Ma mõtlen, kas ma ütlen. Kaval nägu tuli pähe, tuli... Ma tahaks rektori sõnavõtust ühe koha välja tõsta 10 korda alla joonida, et õppida õppima. Et õppida õppima ja et kas ülikool on õige aeg? Ei. Mind kutsus välja klassijuhataja minu lapse esimeses klassis jaanuarikuus. Te vist, te õpite koos? Jaa. Palju? No iga päev tund aega või isegi rohkem. On näha. Väga halb. Lõpetage kohe ära. Sest esimese klassi lapsed üldiselt juba oskavad lugeda. Seda on neil vaja enne esimese klassi minekut. Ega me ei tee esimeses klassis mitte midagi muud, kui me õpetame õppima. Lapse funktsioon esimeses klassis 7-aastane on aru saada, mida ta pidi kodus tegema ja siis ka ära teha. Kontrollimine on pisteline.
see on õpetama õppimine, nii et ma arvan, et selles mõttes see on 12 aastat enne seda, kui ta siiamaani, võib-olla 6 aastat enne seda, kui ta siiamaani jõuab, sest meil on siin ju ka noorematele üht-teist. Aga õppima ja ülikool, isegi ma arvan, vigade paranduseks on liiga hilja, et kui sa selleks ma ei ole omandanud õppimise kompetentsi, siis saadki hästi palju ja siis saadki täpselt selgeks, mis raamatupidamise eeskirjad on. Jah. Tahaksin siia juurde tuua ühe mõtte, mida tegelikult ju Eesti ülikoolid viimasel ajal väga hästi on teinud. Välistudengite kaasamine, Eestisse toomine, õpirände initsieerimine ja Urve enne mainis ka, et just see töö rahvusvahelistes meeskondades, et kui nad saavad seda siin harjutada, sest neil on siin koha peal need välispäritolu, kes oskavad paremini argumenteerida, on üldse ekspressiivsemad, elavamad ja nendega tuleb siin koha peal koostööd teha. See on väga hea. Ja selle õpirändel on kindlasti ka teine positiivne moment, et hiljuti just sattusid mulle näppu andmed, et umbes keskeltläbi 20% nendest inimestest, kes tulevad Eestisse kõrgkooli õppima, aga jäävad hiljem Eestisse IT-teaduskondades, väidetakse, et see protsent on isegi palju kõrgem, isegi üle 50. Ja selle üle saab ainult hea meel olla. Enne kui me teeme siin lõpuvooru, siin on kindlasti tekkinud nüüd selle tunnikese jooksul küsimusi, mõned on ka, palun hakkame äkki siitpoolt pihta korraks, küsime siit kõigepealt ja siis tuleme siin veel vaatan, et ka tudengid, mitte et ma kohe oleks tuvastanud, et ei ole esimene küsija tudeng, aga kohe veel küsivad natukene ja siis läheme lõputeemade juurde. Kui tohib, siis ma vastaksin selle põhiküsimusele. Tuleviku kompetentsid, kes vastutab. Ma olen Kaarel Haav, ma olen töötanud siin ülikoolis ja tegelenud õppekava probleemidega siin ülikoolis ja Tartu ülikoolis ligi 10 aastat ja võiksin siis rääkida, kes vastutab siis selle eest, et neid tuleviku kompetentse, suhtlemisoskust, meeskonnatöö oskust, ettevõtlikkust ja nii edasi, et neid üldhariduskoolides ei arendata, vaid pigem, nagu öeldi, pigem suretatakse ära. Siin on väga selge vastutuse ring. Ainekavade eest vastutavad ainegrupid, mida komplekteerib siis ministeeriumi ametnik. Nii et konkreetsete aineteadmiste eest on selged vastutajad olemas. Ja üldiste pädevuste eest, need on muuseas meie õppekavades vähemalt 20 aastat olemas, just need samad suhtlemine, meeskonnatöö, õppimine ja ettevõtlikkus ja nii edasi. Sellega on meil tegelenud niinimetatud üldpädevuste grupp või üldteoreetiline grupp, kes on välja andnud soovitusi, kuidas kõike seda teha, kuidas seda ainetesse viia ja nii edasi, ja kõik need on tassitud ka siis nende ainekavade ette. Kogu lugu ongi nüüd see, et sinna on nad jäänudki. Kõik need pädevused, mida oleks tarvis arendada siis juba alates algastmetest kuni gümnaasiumi lõpuni välja. Ainegrupid ei ole neid absoluutselt arvestanud. Ma toon näite kas või sama suhtlemisoskuse kohta. On inimese õpetus, on suhtlemisoskuse kursus terve pool aastat. Sellega võib täiesti rahul olla. Ja sellega see oleks ka täiesti piisav, kui seda kursust tunneksid ja seda arvestaksid ka teiste ainete õpetajad ja ka õpilased saaksid tagasi minna selle probleemi juurde. Teiste sõnadega, probleem on selles, et ainegrupid ei ole seni ajani neid üldpädevusi, suhtlemisoskust ja nii edasi seostanud oma aine sisuga, kuigi ainekava üldosas on nendest väga pikalt juttu. Nii et kes siis vastutab antud juhul, tegelikult otsustavad siis ainegrupid, aga õppekava läheb valitsusse. Valitsus, antud juhul siis ka Jaak Aaviksoo, võtab need vastu 2010, 2011 ja Aaviksoo isiklikult võttis vastu. Kas Aaviksoo on süüdi? Aaviksoo, küsimus ongi, et kas Aaviksoo on nüüd süüdi selles, et see õppekava tuli selline välja, et ma päris nii ei ütleks. Ja Kaarel, aitäh. Kui ta oleks alguses ära öelnud selle asja, siis just kui pealtnäha oleks võinud ju vestluse pidamata jätta, aga ma siiski arvan, et me rääkisime väga paljudest olulistest nüanssidest ja detailidest kõige selle juures veel, aga suur tänu sulle repliigi eest. Kas on veel kellelgi küsimusi? Hetkel tundub, et ei ole, mistõttu ma küsiksin ise siis lõpuküsimuse sillaks selle juurde, mis siin kohe hetke pärast jätskub ehk selle virtuaalreaalsuse toa avamise juurde. Robert, kas on enam-vähem sinu
perspektiivi tajus kirjas kusagil see punkt ka, mis hetkel viimane füüsiline pangakontor kinni, mis aadressil see asub, viimane pangakontor, mis kinni pannakse ja peale mida on olemas ainult virtuaalreaalsuses töötavad pangakontorid? Õnneks minu silmad seda ei näe. Kui, et ma arvan, et... Lähed haridusministriks ennem, sa mõtled seda? Minu silmad seda ei näe, kui pangakontorid ära kaovad. Et ma arvan, et ükskõik, kuidas me ka ei digitaliseeriks, ikkagi on osa teenindusest on füüsiline kohtumine ja me ei ole mõtet nagu teerulliga üle sõita, et kõik peavad kuskile kolima moodsatesse kanalitesse. Ei, inimesed helistavad sisse, inimesed tulevad kontorisse, nii et virtuaalkontor, ütleme, kindlasti on see üks kontoriliikidest, mis võib olemas olla paari aasta pärast või 5, aga füüsilised kontorid jäävad alles, et mis aadressil, tänavanimed muutuvad. Jagamisega, millal on siis selline esimene tõsine läbiv ühte õppekava läbiv digitaalne õppeprogramm Tallinna Tehnikaülikoolis? Ma arvan, mitte kunagi. Ja jumal tänatud. Et ettekujutus, et me saame midagi muuta täiesti virtuaalseks, see ilmselgelt ei ole realistlik, et see on enam-vähem sama tõsiselt võetav kui see, et töö kaob maailmast ära, et robotid teevad kõik töö ära ja töö saab otsa, et samamoodi ei ole minu meelest võimalik ei tootmises ega hariduses ega üheski inimtegevuse valdkonnas inimest sellest süsteemist välja tõsta, et see lihtsalt on niisugune oksümooron. Aga päris selge on see, et virtuaalset reaalsust tuleb järjest ja järjest juurde, et me ju iga päev tajume, kuidas me aina rohkem suhtleme tehnoloogilise vahenduse kaudu ja mis puudutab nüüd siin Roberti poolt öeldud, et ta ei tea, millal see, või ta usub, et tema eluaja jooksul need füüsilised kontoreid ei panda kinni, siis mina küsiksin, et aga võib-olla ühel hetkel sa enam päris täpselt ei teagi, et kas see, kuhu sa läksid, on reaalne kontor või on see unes või on see su prillides või veel mingil kolmandal moel. Et eks me tegelikult väga paljudel juhtudel kasvavalt näeme seda, et see, mida me oleme harjunud pidada tõeliseks, muutub hägusemaks. Ta muutub ebaselgemaks, arusaamatumaks. Ka see küsimus, eks ole, me ju juba sõimame oma arvutit. Isikustatud moel, eks ole, lolliks oled läinud või et see on küll jama, eks ole. Mina mäletan, nüüd ma ükskord ammu veel eelmise sajandi lõpul, mina lõin arvutit jalaga ja ta trükkis mulle vene tähtedega njemaguu. Ja njemaguu tähendas seda, et tal läksid kontaktid kuskil lahti, eks ole. Eks ma siis virutasin nii kõvasti, et kontaktid läksid lahti ja selle peale te üksti siis vea teate. Aga ütleme, me suhtleme paljudel juhtudel juba emotsionaalselt tegelikult elutute asjadega. Et maailm muutub tohutult palju kiiremini ja ma arvan, et sa ühel hetkel sa ei teagi, kuidas selle kontoriga on see alles või on see üldse minu kontor või on lihtsalt need seebi omad üle kleepinud mul siin virtuaalses reaalses midagi. Aga ma sain aru, et ikkagi Tallinna Tehnikaülikooli hooned ikkagi põhimõtteliselt on juba muikis peaaegu. No ütleme, et ma ei välistaks. Hea pakkumise korral võime arutluse alla võtta. Urve Mets, kus valdkonnas need muutused kõige kiiremini toimuvad või tead Anilav? Kas uuringud juba ütlevad või me võime prognoosida, et kus see muudatus kõige kiiremini toimub? See virtuaalse reaalsuse pealetung? Hästi keeruline täna öelda, kus nad ei toimu. Et minu meelest on see juba selline koht, et me peame arvestama, et praktiliselt igal pool toimuvad muutused. Nii et jah, et võtad lihtsalt, et tehnoloogia rikkad valdkonnad, et seal võiksid olla hüppelised muutused. Ei, mina enam ei julge öelda. Me võime tegelikult täiesti teistesse pehmetesse valdkondadesse tulla ja seal võivad toimuda samamoodi meie jaoks hetkel võib-olla müstilised muutused. Et pigem on tõesti see, et kas me peame hindama, et millised ametid meil tulevikus on või me tegelikult peaksime pidevalt ennast ette valmistama selleks, et me oleksime valmis kohanema nende uute muutunud oludega ja saaksime ka nendes tingimustes hakkama. Ja ma usun ka, et see virtuaalreaalsus niimoodi nagu terviklikult üle ei võta.
Küll aga see virtuaalne kark tekib paljudele elualadele on juba tekkinud, et see töö, mida tehakse, kindlasti teatud ulatuses jääb järele tööd, mis on seotud isikuteenustega, silmast silma teenindusega, turismisektoris, hoolekandesektoris, paljudes kohtades. Aga see, kuidas seda tööd vahendatakse, see, kuidas kuidas teenuse tarbija kohtub teenuse osutajaga, see on juba täna ju paljuski virtuaalne. Nii et selles mõttes praktiliselt kõikidesse töövaldkondadesse see virtuaalne moment moel või teisel sisse tuleb ja siis peab oskama sellega toime tulla. No mõtlesin, ma siiski püüan vastata ka sellele põhiküsimusele, et kes vastutab. Et ma arvan, et tark on mõelda niimoodi, et me igaüks vastutab ise eelkõige. Et sealt hakkab see vastutus peale, et iga inimene tegelikult kannab vastutust kõige eest, mis meie ümber sünnib. Põhimõtteliselt kõige eest, mis meie ümber sünnib. Ja kui vastutustundlikud inimesed tulevad kokku ja lepivad, et sina vastuta nüüd selle asja eest rohkem ja mina selle asja eest, siis niimoodi saab edasi minna. Aga kindlasti ei saa niimoodi edasi minna, kui me tuleme kokku ja hakkame otsima seda, kes ei ole meie hulgas, kuskilt meist väljapool, keda siis me teeme vastutavaks kõige selle eest, mille üle me siis õnnetud oleme ja mis ei ole hästi. Et seda vastutus on immanentselt inimesega kaasas ja seda me ei saa kuhugi ära anda. Üsna parempoolne maailmavaade, ma kujutan ette, et siin saalis kindlasti võiks olla keegi, kes ütleb ka, et ühiskonnal tervikuna on vastutus iga indiviidi ees ja näeb seda asja selle prisma läbi, aga selle üle saabki siit edasi mõtlema jääda ja enda peas ka arutlema. Aitäh kõigile, kes kuulasid siin saalis ja aitäh kõigile neile, kes jälgisid teemat siis Mektari ja Swedbanki Facebooki lehel. Ma usun ja olen täitsa kindel, et siit tuli nii mõnigi mõte, mismoodi ja kuidas asjad tulevikus töö leidmisel, töö saamisel ja töö tegemisel käima hakkavad. Meie läheme nüüd siit edasi avama seda Swedbanki poolt sisustatud virtuaalreaalsuse tuba, mis siis kas ühel hetkel kaotab ära kõik pangakontorid, kas paneb kinni Tehnikaülikooli need füüsilised majad või mitte. Saame siis koguneda umbes, ma ei tea, pakun 30 aasta pärast ja arutada selle küsimusega üle, kuidas siis on läinud vahepeal. Aitäh kõigile vaatamise eest, jälgimise eest. Nii, enne veel, kui te laiali lähete, tahaksin siis Innovatsiooni ettevõtluskeskuse poolt teid väga tänada, et te leidsite aja, panite meid täiesti mõtlema, sügavalt mõtlema, millega me siin tegeleme, et meil ka niisugused innovatsiooni kinnipüüdmise ja ettevõtlikkuse mõtted. Ja kuna me saime aru, et ettevõtlikkuse kinnipüüdmine on rohkem niisugune sisemine kutse, see ettevõtlikkus, siis me kasutasime neid, kes on kõige ettevõtlikumad täiesti ilma õpetamata loovad ettevõtlikkust. Ehk mesilaste tänu teile selle paneeli eest. Ja teie ees olid TTÜ rektor Jaak Aaviksoo, Swedbank Eesti juhatuse esimees Robert Kitt, Arenguseire Keskuse juhataja Tea Danilov ja OSKA kutsekoja uuringujuht Urve Mets. Aitäh!